Mis saade meil on? Seda, et Hispaanias on ootamatult külm. Ja siis hommikul kuked karjuvad. Ja stopa karjuvad. Prantsusmaa. Millega ma mõtlesin, et Hispaanias seda. See on minu viga. Mis kell on? Kell on mingi ilgelt vähe, sest et päike pole viitsinud isegi maja tagant veel välja ronida. Ja kuidas tunne on? Tunne on selline, et võiksime kohal olla. Kell on 7:16. Väga hea. Praegu siis me sõidame kusagil Lõuna-Prantsusmaal, jah? Tänases saates me üritame Prantsusmaalt lahkuda, aga tundub, et erinevalt hollandlastest prantslastele turistid meeldivad, sest nad on meeletult vaeva näinud, et meid takistada seda tegemast. Sest nad ehitasid siia ette meile mingisuguse üsna kõrge mäestiku. Me üritame vastu prantslaste tahtmist, üritame sealt ikkagi üle saada kuidagi, sest me tahaks täna õhtuks Hispaaniasse jõuda, kus on meie villa ja bassein ja soe, kuigi siin on ka soe, siin on 29 kraadi praegu. Õnneks autos on mõnus. Õnneks autos on mõnus, jah. Kuidas sa iseloomustaks meie praegust? Vaata neid mägesid, mõtle palju on meil raha selle peale, kui on need sellised asjad meil ette ehitud. Okei, need pole, ja need on mäed. Okei, nice. Teeme uuesti seda, vaatan palju meil autod siis seda võtavad. Wow. Tanel, meenuta vaatajatele, mis saatega on tegu. See on saade, me oleme postiteel ja sõidame hüpekatest. Ja see on lõbus. See on saade, mis juhtub, kui Prantsusmaal vältida kiirteid. Vau, see läheb nii pikalt edasi. Sirgel. Mulle tundub, et keegi joonistas kaardi peale sirge joone ja ütles, et siia peab tee saama. Ja siis need, kes teed ehitama hakkasid, need oli Aga need on lihtsalt nagu vertikaalsed kurvid. Ei tea. Mutta kurva on vertikaalne siis, kui sa talle pole veel raha maksnud. Kui raha maksad, siis ta muutub horisontaalseks kurvaks. Ma väga vabandan vaatajate eest, et ma ei tee seda sihtgrupil otspäraselt toples ja bikinides. Või noh, mõlemat või ühte kahest. Aga mis parata? Hädaaja video Euroopa lihtsa töötu siia kusagile, kus on Prantsusmaa ja seal ees on kohe Hispaania. Ja näete, nii ma teenin oma raha siin. Parem, kui ma keha Amsterdamis müümine. Raha saab vähem, aga noh, näete, taevas on sinise. Jah, oli küll, tõsi. Ma oleks olnud seal juurde teenida, aga noh, ei olnud amet selline päris mokka mööda või noh, pikitilli, kui niimoodi ausalt öelda. See väga pikad näia. See on sinu pikkune peaaegu. Päris. No, 2 minutit ja 2 seda, eks võib-olla minu pikk. Me otsustasime, et tunnel on liiga igav ja siis me võtsime mingi väiksema tee. Tähendab, Jooda võttis meie eest, sest me ei lubanud tal tasuliste teede pealt sõita. Ja nüüd me sõidame kuskilt siin mingite külade vahel. Vahepeal on nii, et mõlemal pool on seinad ja auto mahub vaevalt vahelt läbi, aga see on nii äge. See on siis see tee, mille kaudu saab Prantsusmaalt Hispaaniasse. Loodetavasti. Küsi Riho käest, kui kõrgel me oleme juba. Riho, just how high are we? Just 800. 1400 meetrit üle merepinna. Okei, daamid ja härrad, vaadake seda nüüd. Jah.
eksis natuke teega ära. tere tulemast Prantsusmaa Hispaania piiridesse kuhugi. Me oleme 1,5 kilti kõrgemal kui merepind, mis on umbes mingi 4 korda kõrgemal üldse kui Eesti üldse. Siin on... 6. Mida 6? 6 korda. 6 korda? Ei, 5 korda. 5 korda. Ei ole 5. On küll 5. Okei, 5 korda. Siin on pilved ja lumi ja mäed. Ja siis me oleme sellise kallaku peal, et me saame teha sellist asja, et kui sa filmid niimoodi, et praegu maapind oleks paralleelne sinu kaameraga, siis ma seisan nagu värdis. Hoppa! Kuhu me oleme jõudnud? Me unustasime kanuud maha, aga meil oli plaan siit alla sõita. Siit plaan. Me oleme Prantsusmaal veel, mis kuskilt selle mäe taga on Hispaania. Ja me mõtlesime, et tuleme vaatame jõge ja sööme bagetti. Kuidas sa kirjeldasiks seda, mis praegu me leidsime ja mis juhtus? Mägijõgi. Käisime all Mägijõe juures, ei tahaks küll läbi sõita. Ja siis see oli nii madalal ja me oleme nii kõrgel ja 1600 meetrit merepinnast. Juba 1600. 1600 meetrit, ees on eriti lumised mäed. Nii, ja mis me tegime seal jää ääres? Käisime jalgupidi vees ja Alo käis ujumas. Alo käis ujumas? Ja siis see vesi on nii värske ja nii mõnus ja kas see vesi on teistes autos persi? Kas te võtsite sealt vett ka? Cool. See oli nii küll. No fucking kärbsed! Get aus! Nell! 1800 meetrit ja nüüd lähme sinna. Seal on tunnel. Me isegi ei peatu mitte. Ja ma arvan, et kui me välja tuleme tunnelist, siis me oleme juba Hispaanias. Jaa. Wow! See oli selleks, et looma meil. Nii sinine. Ünge pörssi kui sinine. Juuest järv Ever. Ja nagu kasvab selle Keskele järv. Ei, ma lihtsalt see vesi on nii kõrge. Peale elab Hispaania kuningas. Ei. Elab küll. Stepan, räägi, ega sul külm ei ole? Ütle, kui soe siin on? Kraadiklaasus näitas Keegi ei taha siia pöörata. 34 kraadi. Kas ta tahab siia pöörata? Vist oli 36 oli. 36 kraadi. Mis tähendas, et kui ma korraks mõtlesin, et autos on palav ja tegin aknadega nii palju lahti, et äkki mingi külm õhk tuleb, siis ma panin selle kohe kinni, mine ära. Ja siis ma panin selle akna kohe kinni ka, sellepärast, et õhk väljas on nagu rõvedalt palav, rõvedalt kuum õhk ise. Isegi nagu päikesekuumus nii väga tappev ei ole. Ühesõnaga, meil on 37 kraadi väljas. Päike paistab. Päris kõrgel on. Kuum on. Mul on must särk. See ei ole kõige targem mõte. Loodus on kõik kõrbend, nagu näha. Oli nii lahe. Seal on väike Savist küla. Aga kui Bio ei oleks valetanud, siis varsti me jõuaks kohale. Aga Ma Bio ei natuke valetas, nii et me valetanud. jõuame natuke hiljem kohale. Natuke üle tunni aja läheb veel. See ei ole hullu. Autodes on konditsioneerid. Päike on suht rõve. Miks me siin oleme? Mis sinu muljed Hispaaniast on siiamaani? See on teine maailm. Ma arvasin, et Euroopa on kõik ühesugune, ma pole kunagi nii palju eksinud. Kindlasti oled.
okei, tõenäoliselt olen. Tegelikult ma eksin suht tihti, kui nüüd aus olla. Tere tulemast meie kodukülla. Ja ma ei tea, mis selle nimi on. Oh my god, viimane pööre. Vasakule. Ma ei tea, milline see välja näeb, kus juures. Mis number on? Ma ei tea. Your destination you have Ma ei tea, mis need paberid on. Now you have finished what you began. May the force be with you. Võimalik. Kumb see vasakul paremal? Keegi mäletad, milline see oli? Ei. Või mis number oli? Ei. Tuleme sisse ja vaatame, mis on see bassein. Ma kontrollin oma selle dokumendi pealt. Kirjelda oma tundeid. Me oleme kohal. Nii. Palju me sõitsime üle... 10 tunni põhimõtteliselt. No täna jah. Kokku üle 3000 kilomeetri. Peaaegu 4000 vist. Autod on siin, maja on siin. Me kohe uurime, kas me saame siia sisse. Ja kas neil bassein on ikka vett täis. Maja number 180. Ju räägi, mis meil majas on põnevat. Meil on bassein. Oh my god, ongi! Meil on bassein! Meil on grill ja meil on... Pool puud. Oh, äge. Laud. Meil on palmid. We should probably buy Russian stuff. Yeah. Meil on diivanid, elutuba. Köök. Veel diivaneid. Oh my god, see on nii suur. Eesti keeles, siis ta kuulis sind praegu ja ütles, et no jumping from here. That's obvious. That should be obvious. Või noh, nii kaua, kuni ma cervezasid pole saanud. Sa oled ringi peale teinud meie õuele elukohale, siis millised on sinu muljed? Väga head. Esiteks nagu on lubatud, et valvekoer on olemas. El Perroks nimetatakse seda asja. Neid asju. Need on meie El Perro. Muidu on meil, nagu te juba nägite, bassein ja asjad ja mugavad voodid ja grill ja vets ja vannituba ja igast pesemisasjad ja kuivanud puu. Ma alles praegu märkasin. See on kunst. See on kunst. Aga kes tahab basseini kukkuda? Me peame poodi minema enne. Ma ei tea, kas enne. Jah, me võime pärast poodi minna, aga siis me ei saa cervezasid basseinist välja tulla. Pärast ka basseini kukkuda. Asko, mis saates me oleme? Me oleme saates, me jõudsime eile Hispaaniasse. Kell on 11, päike on sitaks kõrgel ja palav on. Tere tulemast Hispaaniasse!